Nii. 11. või? Jah, 11. päev. 11 päeva. 11 päeva. Oleme sõitnud mootorrattaga Norras. Praamiga ka. Praamiga ka. Täna sõitsime ka praamiga. Ja päris palju kusjuures. 2 korda. Jah. Päris palju. Homme 4. Homme 4 praami, jah. Vist on, jah? Hommikul 1 ja 3 tükki juurde. Jah, täna oli suht chill päev tegelikult. Siuke udu oli terve päev. Ja nagu see on jätkuvalt selline Norra, mida võib-olla kujutakski ette, et see on Norra. Jah, mingi 15 minutit vist nägime päikest. Siis me sõitsime kuskil fjordi vahel tagasi. Ja. Sest nüüd me oleme nende fjordide juures, mis on nagu päriselt avamerega ühenduses. Nagu väga otseselt. Ja. Siin on teistsugused praamid ka, kui siseveekogudes olid sellised praamid, kus sa said kogu aeg tekilt välja näha. Nii-öelda siis ei olnud laeval või praamil ei olnud nina, vaid oligi see nii-öelda see luuk, mis korra maha käib. Siis siin on ikkagi selline suur nina, mis tuleb üles. Siin on ikkagi kinnine autotekk. Ja praamid sõidavad kiiremini ka. Mis ma vaatasin, oli mingi 30 kilti tunnis, mis iganes sõlme, siis on, ma ei tea, mind ei huvita sõlmed. Ja päris kiirelt, jah. Ja nööverdavad. Nööverdavad, jah. Päris hästi nööverdavad, panevad drifti, jah. No annab tunda, meil oli just väike kohviteit. Ma jõin esimese nagu päris kohvi 11 päeva jooksul. Ja, ei olnudki lahustuv mingisugune Jakobs või mis meil kaasas on. Ja see oli ikka korralik kohv. Nad ise siin röstivad ja möllavad nende aubadega. Väga tore oli. Ühesõnaga annab tunda, et ei oska enam kõneleda peale seda kohvi. Aga mõnus päev oli, selles mõttes hommik algas natukene analüüsimise rohkelt, sest ma vaatasin rumala peaga, vaatasin kaardil otsa, mõtlesin, et võiks teist kaudu hakata minema, aga siis ikka mõtlesime, et ei lähe, sest seal oli üks lisanduv praam ja see ei oleks kohe üldse klappinud meie ajagraafikuga, et see oleks lükanud kõik väga sassi. Ja kuna täna on laupäev, siis mingid praamid käivad iga 3 tunni tagant ja mis iganes mingite tsüklitena. Oligi mingi, see oli selles mõttes täitsa huvitav, et laupäev, pühapäev on siin nagu praamidel keskel, päeva keskel on kuskil nagu midagi ära jäetud ja õhtud ka, et ei ole nii hilja peale. Ja siis oligi see praam, oleks pidanud ootama seal mingisugune paar tundi praami järgi kõigepealt ja siis oleks lükanud kõik nagu terve päeva ülesse pikaks. Jah, kuigi tänane päev lõppes suht varakult, me olime kell 2 vist juba siin. Ja, aga seda oli teada. Ütlen, et tuleb lühike päev 250 kilti vist umbes. Aga selle mõttes oli mõnus, et meil on siin väga mõnus majutus. Tundub mingi ajalooga maja olevat selline vana maja. Jällegi väga nunnusti üles tehtud. Eks ta mingi kalurihoone ole, et... No siin on see sadam, aga ma ei tea, tundub väga selline nagu Eesti mõisalik, aga ma ütleks, et siin võib-olla olidki sellised rikkad kalurid. Jah. Aga siis tegime väikse lõuna, siis tegime väikse lõunauinnaku. See oli päris mõnus. Ja siis nüüd tegime väikse kohvi ja koogi. Väga tore oli. Väga maitsev kook oli ka. Ja siis... No ongi, tänase päeva marsruut oli selles mõttes järjekordselt natukene selline otse, et ei olnud väga, kui nüüd jälle võrrelda eelnevate päevadega, siis eelnevatel päevadel oli rohkem neid sinkamunka teid. Aga hakkas juba pihta ka, täna oli mingi Scenic Road algas. Jaa, algas jah. Ja nüüd lähebki sinna... Lofootideni välja. No praegu läheb Podosse välja. Ja praegu läheb Podosse välja ja siis on hunnik praame vahepeal ja... Ühesõnaga, nüüd tulevad need kõige Scenic Roadsimad lõigud. Jah. Vist kus nagu enam-vähem ongi, et üks lõpp teine kohe algab. Ja. Ja siis vahepeal on jälle tühjus ja siis on Nordkap. Ongi, pärast Lofoote on tühjus, siis on see mingisugune kirik seal vahepeal Alta ja siis on põhja pool. Ja, sest me nüüd tegime seda, et me bronnisime kõik majutused kuni Nordkapini ja natuke peale välja. Ja. Täna vaatame veel edasi, et ilmselt varsti peab koduni ära bronnima. Ei, Soomet ei pea. No Soomet vist ei pea, jah? Ei, Soomet ei pea. Soomes on suuremad linnad ja see ei oma tähtsus, kas me oleme kiirteest 50 kilti edasi või tagasi. Ja suures pildis, me oleme Poolast ka teinud seda tagasi sõitud, mis iganes tonni 100 või? Ma vist mingi päev rääkisin ka. Jah, eks selle polaarpäevaga või nii-öelda suvega on nagu lihtsam, et Poolas läks ikkagi suhteliselt varalt pimedaks, et kell 10 oli juba kottpime. Aga jõuame Eestisse nagunii mingi 8-9 aeg jõuame sadamasse, Helsingisse sadamasse, sealt siis mingisuguse asjaga üle.
et ühesõnaga küll saab, et sellepärast väga ei muretse. Ma päris raudperset ei tahaks teha, et see on nagu, noh, see on liiga. Ja see on mingi tonn 424 see on 1000 miili, jah, see on 1000 maamiili ja see on ikka, see on liiga hull, et seda. Aga et noh, Suurespildis pole hullu, et seal on niikuinii, Soomes on meil niikuinii lihtsalt magamispeatused. Sorry, Soome. See on, võib-olla ei ole kõige ilusam öelda, ärge nüüd palun vihastage, aga Soome on nagu rikas versioon Eestist. Ütleme siis kallis versioon Eestist. Kallis versioon Eestist. Et seal on sarnased järved, sarnased sood, võib-olla Põhja-Soomes on need sellised toredad loomad, mis on väikesed põdrad. Pohjapotra. Kuigi ma nägin Runa Kraidlandilt, et juba seal Finnmarki piirkonnas, eks see on juba Alta vist, oli see Finnmark. Ja Finnmark on et seal juba Soome-Norra segu. Jah, ühesõnaga Norra piirkond nimega Finnmark, ka põhja pool. Üks YouTuber Instagrami mootorratta Biff pani klippi, see oli üleeile vist oli Nordkapis. Aga eile pani pildi, et keset tanklat lihtsalt hommikul põdrad jooksid ringi. Normaalne. Siin on nagu, see on nagu Kesk-Norras on kitsed. Jah. Lambad ja. Lehmad ja. Lehmad. Tulevad ukse taha. Ei, no tegelikult, eks see põhja pool ole, et praegu näitas seal päeval kuskil 10 kraadi, 15 kraadi maks. Et noh, nüüd saab hakata nagu soojemad riided panema. Et nüüd ja vaikselt peab kihistuma. Nüüd on ikkagi softshell ja termopesu sinna alla ja ikka noh. No täna ma ikkagi otsisin juba soojema kiivrisukka välja, sest ma tundsin, et kaela peale hakkas puhuma. See oli külm tuul, noh, mina tegin nüüd endale liiga. Täna on siuke veider ilm. Temperatuuri järgi mul näiteks kell ütleb, ma ei tea, kust ta võtab seda infot, millisest portaalist, aga näitab 23 kraadi. Aga praegu ongi 23 kraadi. Jaa, et nagu soe on, aga kuna päikest ei ole ja see on nagu ikkagi mingi udulaadne toodang, et see ei ole nagu pilvkate. Ja see on meretuul. Jah, niiske. Jaa, see on meretuul. Meretuul on hoopis teine teema. Et tunned, kuidas kõik riided ikkagi lähevad nagu niiskeks ja siuke, noh, moist. Ja niiske värk on. Et see nagu sõites ikkagi tekitab selle külma tunde. No ma ei saanud isegi visiiri kinni panna, sest et hakkas kohe äärtest udustuma. No mina ikkagi panin, kui ma panin soojama selle kiivrisukkar, siis ma panin ninaga peitus, mu nina läks külmaks. No jaa, mul see pinlock töötab küll, aga ta võtab siit eest ainult. Ja noh, ääred lähevad uduseks, siis ei ole väga hea nähtavus. Aga ei, muidu oli selles mõttes tore, esimene praam möödus ka sekelduseta, et see oli nagu selline, noh, lihtne, lihtsalt peale supsti ja maha. Teisel praamil olid seal sadamas, olid natukene sellised kogenenematud noored olid tööle võetud, kes saatsid mingil põhjusel kõik elavas järjekorras teadmata, et mootorrattad pannakse kõigepealt äärtesse, sõna otseses mõttes praami nii-öelda äärtesse, kuhu autod ei mahu. Ja noh, ma trügisin lihtsalt ette, neile natukene see ei meeldinud, siis ma selgitasin neile, kas te saate aru, et saatke mootorrattad enne. Ja saatsid nagu... Lõpuks ikkagi saatsidki. Oligi, nad saatsid mingisugune 5-10 autot saatsid kõigepealt peale. No, sest et mootorrattad olid juba nende autode vahel. Ja siis praami nina oli täiesti tühi. Sinna oleks mahtunud vähemalt 5 mootorratast, kui mitte rohkem. Ja siis ka osad kohad veel olid täiesti tühjad, et siis nad ei osanud nagu peale õiges järjekorras saata. See oli esimene praam, kus kohas oli nagu selline üllatus, et see on... Et teistes praamides on alati olnud noored need, kes ütlevad, et davai, mootorrattad, tulge ette ära, et siin on nagu, te lähete kõige ees. Te tõmmate äärtesse, kuhu autod ei mahu. Nagu nii ei mahu autod. Ja eriti veel, kui see on mingi 20-minutine praam või. Ja see oli lühike praam, jah. Ehk siis enamus olid autost väljagi selleks ajaks ja selleks... Ei tuldki kus juures. No just, et see on nagu selline, noh, suhteliselt lühike praami otsa. Et ma loodan, et homme hommikul sellist muret ei teki ja ma loodan, et ka Bodos möödub ilusasti kõik. Ma arvan, et Bodos on nagu väga selline, no selles mõttes ta on suurem laev, ta sõidab ka mingi 3 tundi 30 minutit vist oli. Et seal vast on vähe kvalifitseeritud. Aga ta läks ka ikka 3 tunni tagant, eks ole? Ei, ta läks mingite veidrate vahedega, vaata hommikul läks 6, 7, siis läks mingi 9:30. Okei, no me läheme 7-sega igatahes. Me plaanime minna 7-sega, et seal võib muidugi juhtuda see, et võib-olla osad mõtlevad samamoodi, et 6-sega ei viitsi, tahaks 7-sega minna. Ja siis võib juhtuda, et 7 on mingi hullult üle rahvastatud. No samas võiks loota, et on esmaspäeva hommik, et võib-olla pigem ei minda, et minnaksegi ikkagi alates kolmapäevast, neljapäevast. Aga no vaatame seda juba homme või ülehomme. Homme meil stardime siit Formikust, kuhu iganes asula poole, sadama poole. Igatahes jälle kohe hommikul 9:30 praamiga ja homme on siis 4 praami
nende praamidega ajastamine on selles mõttes ikka äge asi, et õnneks need praamid konkreetselt on ikkagi, näed, üks praam läheb just selle tagant. Seesama, sellega me hommikul lähme. Noh, konkreetselt ma ei tea, kas sellega, aga seesama marsruudi vahemik. Ja siit vist ei lähegi muud. Vist ei lähe, jah. Siit läheb ainult üks. Mis tähendab seda, et ongi arvestada niimoodi, et sa ühelt praamilt lähed maha ja jõuad teise juurde. Aga nagu täna oli näha, siis me jõudsime ühelt praamilt maha. Hea oli, et ma kütsin autodest ette. Kui ma ei oleks autodest ette kütnud, siis võib-olla ma ei oleks üldse mahtunud järgmisele praamilegi. Võib-olla oleks olnud ikkagi see mingisugune noor kogenematu, kes oleks öelnud, ei, sa pead siia järjekorda jääma. Ja ma ütlesin kohe, et ma ei jää, et ma olen see loll ida-eurooplane ja pole midagi teha. Et kui need töötajad ei saa hakkama enda tööga, siis pole midagi teha. Sest need töötajad, kes praami peal olid, need praamiga kaasa sõitsid, need vanamehed, need said kohe aru, suunasid sinna, ma veel tõmbasin normaalselt kortsu ennast, et mahuks veel rohkem rattaid ära ja need on nagu need tegijad, aga need, kes sadamasse tööle oli võetud, ajutised suvetöötajad, pole midagi teha. No. Aga... Eks homme näha, kütame järjest. Eks veits mõjutab seega, et homme ongi pühapäev. Pühapäeval lähevad kõige harvemini. Tore päev valida kõige praami rohkeks päevaks, eks ole? No see on nagu... Küll aga mulle tundus, vähemalt see kuti üritas seal sadamas nagu selgeks teha, kui me küsisime, et me ikkagi nagu 3 tunni pärast ei tahaks praamile minna, et me mahume küll rattaga peale. Siis ta ütles, et mingid lisapraamid on vahele pandud, aga et nende aegu ei näe mitte kuskilt. No jah, see ei ole nagu usaldusväärne info. Sest muidu ma jälgin, see vist on mingi ametlik Norra leht, kuhu on kõik pandud kokku nagu ühistranspordid, mingid mäeületused, kõik asjad. Siis seal mingeid praame ma olen küll näinud, kus on need lisaväljumised pandud vahele. Ehk siis on osatud võib-olla sisestada nagu sadama poolt. Võib-olla see oli nii spontaanne otsus, et nüüd nii laupäev, nüüd paneme mingi 2 praami juurde ja. Aga kuskile süsteemi keegi ei ole sisestanud, sest laupäev ongi tööd ei tehta. Võib-olla jah. See võib täiesti vabalt olla. Aga ma loodan, et homme läheb õnneks mingit sekaldusi ei tule. Täna videoklipid tegin juba ära. Suht vähe tuli neid videoklippe. Ehk siis näis, kuidas see video tuleb. Aga homme võib juhtuda see, et kuna me jõuame Podosse suure tõenäosusega mingi 8-9 aeg, siis võib-olla saad ainult postituse ja video saate. Seal on õnneks see, et praamid kõik tegelikult on kella 5 aega läbi, mis tähendab seda, et ülejäänud siis on sõiduaeg. Ja sõiduaeg võib natukene kiiremini minna teatatel juhtudel, et see on... Nojah, aga kui me nagu 9 asemel kell 8 jõuame, siis ma ei ole ikka kindel, et ma võitsin teha seda videot. Tahaks veini juua ja viskit juua. Lennart unustas meie klaasid ära hakka, mis sa tõesti arvad, ma tunnen ennast kehvasti sellest. Ta unustas need Kristjansondi. See on nagu nii hull, pesed lihtsalt nõud ära, paned kuskile resti peale üldse mõtlemata, et see ei ole su kodu. Ja hommikul ei pakkinud ju kaasa. Jah, pole hullu. Lennarti klaasiga on lihtne, sest et see oli juba nii peale seda reisi. Kelli klaasiga ei ole lihtne, sest esiteks sa oled väga nõudlik ja selle leidmine oli juba päris hea ülesanne. Aga sa oled ühe korra leidnud, mis tähendab seda, et see on olemas? Jah, selles mõttes küll, et ma ei pea nagu mõtlema, et kas see asi on üldse olemas. Ühesõnaga, siis peab peale reisi hakkama jahtima neid uuesti. Aga Lennart teab. Ma juba tean, kus ma tema ostan. Aga, you know. Pole hullu. Ikka juhtub. See on nagu kõige lihtsam asi muidugi, mida maha unustada. Nagu kõikidest nendest asjadest, mis meil kaasas on. Nendest klaasidest on nagu suures pildis kõige vähem kahju. Suures pildis, jah. Nagu, et mitte midagi ei juhtu, kui meil nii ei ole. Õnneks nad ei olnud selles mõttes mingilgi moel sümboliseeritud, et ei olnud mingisugust teksti peale graveeritud ja nii edasi. Et oli lihtsalt ägedad. Et selles mõttes oleks mingit, ma ei tea, selle veekeeduspiraali jätnud maha või mingit nagu olulist. Kusagil oleks probleem tekkinud. Et siis, selle klaasita saab hakkama. Aga suures pildis on ikkagi enamus majutustes on olemas kas siis majutuses sees kohe köök või on kuskil ühisköök. Et ei ole probleemi, see on... Ja meil ikkagi on nagu teised nõud ka olemas ja saame hakkama. Et ei ole hullu. Ega täna nagu väga palju rohkem vist ei olegi, sest et nagu lühike päev oli 250 kilomeetrit, selle aja peale ei saagi väga midagi tekkida. Mulle väga meeldis udupilvedes mäetipud, ehk siis sa näed, et kuskilt nagu mägi läheb ja siis järsku lõpp ära
Neid klippe on vati sees. Videos suht palju, aga eks te peate selle ruumilise poole siis juurde mõtlema. Ja, see on jälle see asi, mis videosse ei jää, et sa ei näe nagu seda pilve, seda ruumilisust. YouTube jääb paremini. Ja YouTube jääb paremini, esiteks on portrait või see landscape, ehk siis nii-öelda laiupidi. Horisontaalis. Jah, horisontaalis. Nagu telekas ja arvutiekraanil on parem vaadata, boomeritele meeldib vaadata, nii ole boomer, vaata horisontaalis. Meil juba oli siuke pealkiri, et ole boomer ja vaata YouTube'i. Ja, aga YouTube'i saab ka vaadata shortse niipidi. Okay. Et ära vaata siis shortse, vaata siis videoid. Nagu. Ühesõnaga. Jah. Sa ei ole boomer, sa oled Z. Ma ei ole tõesti boomer. See on mingit Z. Jah. Võt, me näeme. Äkki, võib-olla näeme. Ühesõnaga, me selle video teeme nagu küll ära, aga ma ei ole kindel, et ma postitan homme. Postitamisega on see loll lugu, et see YouTube üleslaadimine võtab aega ja enne YouTube linki kätte ei anna, kui on juba videot hakatud uploadima. Aga sel hetkel, kui sa hakkad videot uploadima, on telefon koomas. Telefoni net enam ei tööta, sest kõik ressurss läheb selle video uploadimisele, sa ei saa mitte midagi muud teha, sa ei saa postitusi teha, sa ei saa Instasse, ei saa riili panna. Instagram eriti saab kuidagi kehvasti hakkama nende riilidega. Hullult. Ma ei tea, kas need on need 360 need vaated, mis ma tekitan, on võib-olla lihtsalt nii mahukad. Ja siis ei saa seda... Miks me enne YouTube'i paneme, on sellepärast, et see link kätte saada, et saaks kuskile postituste descriptionisse, kirjeldustesse panna. Ja siis on see link olemas, aga see kõik võtab aega. Vahel jätame isegi ööseks laadima, ühel jätsimegi. Aga me tegime ta juba avalikuks ära, ehk siis on nagu, mida iganes, see on tehniline info. Ühesõnaga, tuleb kui tuleb, tulemata ei jää. No sa saad kas või hommikul praami peal teha 3,5 tundi sõitu on ikkagi pikalt. Ja selles mõttes see võtab natukene aega. Ma olen teinud õhtuti lihtsalt nii, et ma teen need, kui ma panen YouTube üles laadima, siis ma teen juba postitused ja asjad nagu mustandisse valmis, nii kui YouTube üles läheb, siis ma saan kohe võtta lihtsalt postita. Vaata, kui sa jõuad homme video valmis teha, siis sa saad juba ööseks YouTube'i uploadima panna hommikul. Aga ma ei ole kindel, et ma jõuan. Ja ma arvan, me ei ole kindel, sest kui me jõuan päriselt kell 9, siis see on päris pikk päev. Ja see päev ise juba võtab päris läbi. Ühesõnaga, saame näha. Nautige tänast ja oodake siis homset. Ja jätkuvalt, kui on mingid küsimusi, küsige, kirjutage kas või otse või kuhu iganes kommentaaridesse, andke minna, sest et ma ütlen ausalt Norra kohta päris palju infot nüüd juba teada saanud. Alkopoest ja autopassist ja kõigest. Alkopoest eriti? Alkopoed oli päris hea valikuga, hinnad olid krõbedad, aga autopass on mugav. Ühesõnaga, me oleme sellest juba nii palju rääkinud. Kirjutage, kui teil on küsimusi. Ma räägin autopassist. Me juba oleme sellest rääkinud. Davai, tšau. Tšau. Something heaven sends, payback for the